18. septembril tegin ma pressiteate, milles avaldasin, et kavatsen USA valitsust teavitada Eesti Päevalehe artiklist, kus juhtkirja all oli tekst "Veriline hoiatus USA-st Eestilegi, ässitajad hävitavad inimlikkuse", mis minu hinnangul on ülijõhker ja suhtub soosivalt Charlie Kirki tapmisesse. Palusin ka Eesti Päevalehel, et nad avaldaksid, kes on selle artikli autor. Loomulikult vastust mulle ei saadetud. Ja täna juhtus siis selline olukord, et läkski kiri teele Ühendriikide välisministeeriumisse. Sellepärast, et kui artiklis kirjutatakse selliseid hinnanguid, siis ma arvan, et Ühendriikide valitsus peab seda teadma. Nad on ju meie kõige suuremad liitlased. Kuulake teksti, väikene fraas ainult. Ent paljugi sellest, mille eest Kirk seisis, on ikka hull kraam. Teadlaste pikale saatmine, COVID-19 pandeemia ajal, varjamatu rassism, Ukraina mõnitamine, kristliku usufanatismi ja relvakandmise tagant kütmine, Trumpi vastaste armutu tümitamine. Selline tekst ei ole meie kõige suurema liitlase sõbralik. Ennem kaldub ta kuskile ida poole. Ja kuna mulle vastust ei antud, siis vastutab selle eest osaliselt Eesti Päevalehe toimetus. Ja nimed, keda ma informeerisin, on siis Delfi Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmas Soonvald, vanemtoimetaja Kärt Anvelt, loovjuht Ester Vaitmaa, loovjuht Mihkel Ulk, poliitikatoimetaja Herman Kelomees, arvamustoimetuse juhataja asetäitja Alo Raun ja väidetavalt selle artikli autor, arvamustoimetuse juhataja Erik Moora. Las siis USA valitsus otsustab, mis ta selle informatsiooniga teeb. Ja lisaks sellele on ka EKRE esimees Martin Helme lubanud pärast seda, kui Eestisse saabub uus USA suursaadik Roman Picot, tema vastuvõtul, et seesama informatsioon edasi anda. See ei ole mingisugune kaebamine ega kitsepanemine. See on põhjus, et USA on ainuke tõsiselt võetav Eesti liitlane, kellega suhted ei tohi rikkuda ja sellest sõltub ju meie Eesti tulevik.